1-2 maks. 12-4 rekordiga kickboksi Eesti meister Henri Rohtla. Viimane fight oli The League'i 18. märts 2023 ja kus võitsid Rassan Mukharevi. Ja nüüd järgmine nädal astud ringi Brett Websteri vastu peale pikka pausi. Et lähme natuke ajast tagasi, täpselt poolest aastat tagasi juhtus sul tõsine põlvevigastus, mida arstid ütlesid, et näevad võib-olla heal juhul paar korda aastas. Räägi meile, mis juhtus? Juhtus siis sparringu ajal trennis Master Keviniga sparrisime. Süütu olukord, püüdsin jala, tahtsin maha viia counter-attacki teha ja lihtsalt sammu hetkel käis plaks ja purunes siis patella side täielikult ja rebenes siis veel külgmised sidemed mõlemalt poolt. Jah, süütu olukord, mis ma ütlen, esimene nagu mõte oli, et kas nüüd läks see põlvemuna nagu külje peale, patella ise, sest et valu oli jõhker, vaatsin jalga, et ei ole muna külje peal, vaid lohk on põlves. Sain kohe aru, et see ei ole nagu lihtsalt mingi värk, vaid nagu ikkagi real shit. Ootasime kiirabi ja tulid kiirabi, panid, pakkisid mu kokku, seal andsid kohe mingit tugevat valuvaigist, ma reaalselt konkreetselt pisarad lihtsalt tulid ise silma, see oli jõhker valu, ma panin veel külma peale ja see tegi nagu hullemaks. Et olin ikkagi täiesti nagu titt korral ja süüke tunne. Et ja tegelikult sellega hakkaski ettevalmistus siis novembris toimuvaks fightiks, mis pidi siis tulema aasta lõpus, et oligi suvi oli läbi ja hakkaski nagu siis nii-öelda väike ettevalmistus ja siis opile sain 7. septembril, pidi nädal aega ootama ja Kaspar Rõivassepp siis, kes on Eestis kõige soravam ortopeed siis põlvefanat isegi ütlevad ja nendes asjades siis tema ütles mulle, et selle vigastuse puhul on üsna väike tõenäosus saada tagasi samale levelile, kus sa olid enne. Et teiseks võrdluseks nagu protsentuaalselt näiteks ACL, mis on siis ristatside, et mis läheb väga palju, oleme näinud siin ka kossupoistel läheb, jalkapoistel läheb, et ACL-i puhul ta ütles see tõenäosus saada samal levelile on 90-95% ja minu vigastuse puhul on see 60-65%. Ja eks see nagu siuke tore sõnum ei olnud sealt tema kabinetist välja astudes, aga ta ütles ka seda julgustavalt, et seda traumat enam tagasi ei võta. Väga palju sõltub ikkagi sinust enesest, kuidas sa teed füsioteraapiat, kuidas sa magad, kuidas sa toitud, milline on su elustiil, kõik on ühenduses nagu. Ja selles mõttes, kui lõpuks hopp oli tehtud, siis ma ikkagi hakkasin koheselt tegema korralikult füsioteraapiat. Mul olid mingid elektriimpulsimasinad, et hoida jalga rohkem töös. Põhiteema, mis on see, et lihas hakkab kärbuma, sa ei saa seda jalga kasutada, kargutad ja siis jalgade peale lähevad siuksed nagu plaastrid, mis annavad elektriimpulsi ja nendega siis koos hakkasin kummiga harjutusi tegema, kus ma siis tõstan jalga. Et ja no üks asi, mida ma siis soovitan, kellel iganes juhtub, ma ei tea, sarnane vigastus või peaks silmitsi seisma sellise operatsiooni järgse nii-öelda valuraviga, mis tähendab seda, et sa juba enne, kui valu jõuab sinu nagu ajuni, sa maandata ära siis valuvaigistitega. Ja ma olin nagu oma arust kõva vend, et nagu ma võtan siis, kui ma enam ei kannata, mul oli peas mingi parakas, et äkki ma jään sõltuvusse valuvaigistites. Ja ütleme, kuskil 5.-6. päeval ma enam ei handlinud seda normaalselt ja siis ma suhtlesin ühe peretuttavaga, kes töötab haiglas ja siis ta ütles, et valuravi ongi see, et sa ennetad. Sa võtad hommikul 2, sa võtad lõunal 2, sa võtad õhtul 2 ja pärast seda, kui ma nagu tegin selle move'i ära,
ma nagu reaalselt olin teine inimene, ma ei olnud nii pinges enam, ma sain oma mingit, nii palju kui jalg kannatas kodus toimetada. Et sain nagu selle valu maha ja tegelikult elukvaliteet läks oluliselt paremaks, et kui kellelgi peaks olema samamoodi, et ta peab valuravi tegema, siis tehke, see on kuskil 2 nädalat või 12 päeva või midagi. Ja kindlasti aitab sind, et see selline parakas, et jääd valuvaigist sõltuvusse, siis mul oli ja see oli väike viga, mille ma tegin iseenda elu raskemaks. Jah, aga räägime sellest siis nagu opi järgselt, sa ütlesid juba korra, et sa võtsid impulsimasina, et lihas toimiks, aga millal sa hakkasid juba kõndima või milline, kas jalg oli kipsis üldse peale oppi või kuidas ta üldse Kipsi ei pandud, kips pandi esialgu pärast oppi siis nagu ainult taha, alumisel jalal poolele tõmmati side kinni, et lihtsalt selle jaoks, et ta ei liiguks. Nüüd on ikkagi aega möödas, ma enam nii spetsiifiliselt ei mäleta neid, millal ma umbes hakkasin kõndima, aga ütleme selles mõttes, ta ütles, et sa võid nagu jalale toetuda sirgelt olles mingi pärast 2 nädalat vist. Ja siis kodus olles või isegi pärast 1. nädalat, siis ma kodus nagu käisin ja jalg oli sirge, veits nagu toetasin, et ma ei kargutanud. Päeva highlight oli vetsus käimine nagu, et vaatasin seriaale põhimõtteliselt mingi nädalaga, mingid Peaky Blindersi vaatasin ära nädalaga ja veel oli nagu siukene ütleme, väga raske aeg just mentaalselt, et kodus oli ka sellel hetkel siis alla aastane laps, kes vajab oma tähelepanu ja siis lisaks sellele olin mina, kes ütleb oma elukaaslasele, et kuule, palun aita mul süüa teha või ma ei tea, mis iganes, et nagu too mulle palun vett või ma ei tea, pane mulle padi paremini jala alla, kõik siuksed asjad, et respekt talle, et see ei olnud kindlasti nii talle lihtne kui üldse meie peresiseselt, et aga jah, mingi paari nädala pärast siis või ma räägin, ma ei mäleta nii detailselt, mul on telefonis pildid, videod kõikidest nendest asjadest, kuidas ja mis see protsess oli, millal ma hakkasin mida tegema. Aga jah, ma arvan, et see toimus suht mingi nädal-2 pärast opi, kui ma hakkasin juba füsioteraapiat tegema nende sama kummiharjutuste asjadega. Ja ma panin kohe alguses siis, kui ma läksin füsio juurde endale nagu eesmärgi, et kui ma lähen sinna, et me teeme konkreetse raviplaani, et mitte, et ma tulen lihtsalt sinna ja siis ta vaatab ja siis ütleb, et mine nüüd tee seda või toda, et ma tahtsin, et meil oleks areng. Ma käin iga nädal seal, näitan, teen vahepeal harjutusi, kui on toimub mingi areng, võtame uued harjutused ja tegelikult mida siis minu füsioterapeut mulle ütles, et sa oled teinud märkimisväärseid tulemusi, arvestades seda, mis vigastus oli, et mõned 2 kuuga ei saa põlvegi kronksu, et ma sain need kraadi liikumised ja need päris kiiresti kätte, et alguses kandsingi sellist ortoosi, kus oli siis jalg lukus ja siis iga mingi aja tagant hakkasid seda kraadi nagu lahti tegema, et 70 kraadi, 60, 30 kuni lõpuks siis nagu täiesti nagu sain liikuma. Sellega nagu jah, läks hästi ja siis tegelikult oli ka huvitav hetk oli see, et see sama võistlus, milleks ma valmistusin, siis ma räägin veel selle ära, et nagu kui ma sain nagu teada, et põlvega on selline trauma ja ma lähen nüüd tõenäoliselt opile ja ma rääkisin oma emaga, et näed selline värk, vaata. Siis ta esimene lause oli nagu see, et nagu sa ei tea, mida see võis ära hoida, et võib-olla elu või kaitseingel või kes iganes kaitses sind millegi eest, mis oleks võinud veel juhtuda, mis iganes. Et ära pead norgu lase ja küll kõik saab korda, mis nagu andis sükust head motti, et ongi never know. Ja tegelikult siis ka hakkasin veits oma peas seda mõtet mudima, et ma ei taha jääda nagu spordist kaugele. Ja siis ma ütlesin Kevinile, et ma tahan tulla D-liigi kommenteerima. Ja ta ütles kohe, davai, let's go ja see nagu enne seda juba olid need podcasti mõtted, kus ma siis nagu otsisin, rääkisime Taneliga seal ja mingi hetkeks võtsin sinuga ühendust ja et
et tõenäoliselt, kui seda vigastust poleks olnud, ma arvan, et meil ei oleks täna seda, mis meil on. Et proovisin siis jääda sporti sisse nii palju, kui ma saan, teen samal ajal oma taastusravi ja lasen nagu elul minna ja vaatan, mis saama hakkab ja siis kui need võistlusi oli muidugi huvitav nagu aeg, et sa vaatad, kuidas teised valmistuvad või ikkagi käisin saalis, tegin midagi, mis ma sain, ma mingi hetk sain juba jalad alla, sain natuke trenne hakata andma nagu, et ja kui sa neid võistlusi nagu lähedalt vaatad ja ise ei saa seda teha, siis obviously see isu ja see nälg kõik nagu kasvatas seda motivatsiooni, et nagu pane edasi, loeme tibusid alles siis, kui on aasta möödas ja siis vaatame, mida ka ütles mulle füsioterapeut, ma oma peas olin algus 6-9 kuud, siis mis on nagu, ma ei tea, maailma kõige paremate arstide juures põhimõtteliselt ka ebareaalne nagu. Et jah, ühesõnaga mingi 4 kuud oli möödas, Deliig oli ära, siis ma läksin Taisse, siis me juba tegime saadet. Ja tegelikult siis seal oli ka selline hetk, et ma sain olla full fookuses selles, et ma teen iga päev rahulikult oma jõusaali, teen, ma ei tea, kätega boksi nii palju, kui ma saan, seal ma ikkagi juba siis olid jalad all aga nagu muret tekitas see, et põlv oli paistes päris pikalt nagu, et nii palju, kui ma kellegi teisega jälle kuskil suhtlesin oma põlvedest, asjadest, siis ma ei leidnud kedagi, kellel oleks täpselt sama vigastus olnud, aga kellel oli seal meniski ja vaata, sa ütlesid ise, et sa käisid opil ja 2 nädala pärast fightisid või mis iganes see vahe oli. Et nagu siis ma hakkasin ikka võrdled ennast teistega, et mul on nii ja siis YouTube'ist vaatad, et mida saab inimene teha pärast seda vigastust sellel ajal ja siis ma nagu, et see esimene areng oli ülihea ja siis mingi hetk oli siuke tunne nagu, et ma seisan koha peal, umbes mingi oligi, ma ei tea, 4-5 kuud, 4 kuud kuni 6 kuud vahel või isegi 7 kuud, selle vahel nagu põhimõtteliselt ei toimunud arengut. Ma teen jõusaalis harjutusi igapäevaselt, aga kilod ei tõuse, ma ei saa jalaga näiteks leg extensionit teha üle mingi, ma ei tea, 7 kilo, nii et jalg ei hakka värisema ja nii edasi. Ja siis oligi vahepeal oli nagu siuke teema, et kus ma siis oma füsioga jälle suhtlesin sellel hetkel, kui ma Tais olen, ütlen, näed, et selline värk, jalg väriseb, siis ta ütleski, näed, siis tuleb 2 sammu tagasi teha ja hakkame nagu, et võib-olla läksime liiga kiireks vahepeal mingite asjadega ja siis tegid jälle 2 sammu tagasi ja siis jälle mingid tundsid, et okei, nüüd on nagu parem ja saan hakata jälle tegema ja et aga see mentali ikkagi, ma arvan, kõige raskem. Mentaalselt kindlasti ongi. Selline pikk vigastus nagu kindlasti väga-väga frustreeriv, aga ongi, kuidas sa pidasid selle aja vastu siis mentaalselt? Ega ma nägin, et neid hetki, kus ma ju ütlesin ise endale, et või paljud ka ju tennisaalis küsivad, kuidas on ja siis nagu mingi hetk oligi see raske hetk, kus ma olen mingi, ma ei tea, väga ei lähe paremaks, midagi ei muutu, jalg näeb välja nagu balloon ja mul on pildid sellest samamoodi, saame neid pärast kasutada. Et siis oligi siuke tunne, et nagu, mis mul teha on nagu, ainuke asi ongi see, et nagu fuck it, lihtsalt suru läbi ja täpselt seesama, et kui on aasta möödas, siis vaatame. Et ja isegi kui ma nüüd ei saagi kunagi ringi või ma ei saa ennast endiseks, siis at least I try nagu, et ma andsin endast kõik, ma tegin järjepidevalt füsioteraapiat, elasin sellist elustiili, mis toetab seda kõike ja põhimõtteliselt see ongi nagu, see oli raske, aga tagantjärgi on nagu huvitav, see ei tundu nii raske täna, aga selles hetkes olles see kindlasti oli mentaalselt keeruline. Aga aasta oli möödas hopist. Mis seis oli siis? Ikka oli põlv paistes. Aga palju teha said üldse? Trenni, lüüa, midagi teha? No tegelikult, kui ma Tais olin, siis ma sain juba boksida. Ma käisin seal Toniga, tegin eratrenne asju, viisin läbi, Merit tegi laagrit ja kutsus mind siis lihtsalt punti, tule aita, vaata. Siis ma nagu andsin seal mingit trenne. Et mul olid nagu jalad all ja see kõik oli normaalne, aga ma ei saanud teha mingid järske liigutusi. See oli juba mingi 5 kuu peal siis. Aasta sai läbi, siis ma nagu oligi
hakkasin aina rohkem enda treeningkavasse lisama poksitrenne ja füsioterapeut ütleski, et sul on jalg täna seal maal, et mingi vale liigutusega sa enam seda katki ei tee, et sa peadki hakkama leidma läbi trenni seda usaldust, kui palju sa saad ja kui palju sa ei saa. Ja tegelikult hakkasid aina rohkem nagu jalaga tegema vaikselt põlvelööki, vaikselt kikke, vaikselt nagu tooma seda vana trenni sisse, nagu erialastust. Ja siis läbi selle nagu protsessi tekkiski see veits usaldus, et okei, ma saan. Ja lihtsalt ongi see, et ma ei lähe laamendama nagu. Aga ma räägin, et juba Tais olles ma olin see, et ma ütlesin Tonile ka, et I'm gonna be here next year and then I'll show I can kick very hard. et ja nüüd, kui ma siis käisin uuesti, siis meil oli päris lõbus ja tegime ka uuesti koos trenni ja oli nagu siuke emotsionaalne taaskohtumine ja et mentaalselt jah, ma arvan, see oligi kõige raskem, sest et ma olen trenni teinud terve elu ja üks asi, mis mul kindlasti nagu, ma olen mänginud jalkat, vaata ja mis sul jalkas on see, et riietusruumis on sul sats, vaata, sa oled kokku, sa saad juttu rääkida, ja samamoodi tegelikult ju boksisaalis sa lähed sinna, sul on seal teised trennikaaslased ja nüüd pidi hakkama treenima üksi nagu ja väga palju need üksikud, kus sa lähed jõusaali, kuulad oma podcasti, kõik on ära kuulatud, kõik muss on ära kuulatud, nagu palud, et keegi teeks midagi uut kuhugi contenti, et oleks midagi taustale samal ajal, kui ma teen nii-öelda oma üksi tööd, vaat. Et see oli nagu, ma arvan ka üks suur raskusmoment, et nagu terve elu nagu harjunud tegema mingi satsiga või kuskil kellega koos ja nüüd sa lihtsalt töötad üksi. Et ma arvan, tagantjärgi ei tundu nii hull, aga seal hetketes oli kindlasti raske. Aga millal said aru, et on reaalne fightida siis märtsikuus, tuleme siis nagu ettevalmistusjuurde, millal said aru, et sa oled valmis, sa saad fightida? No nüüd see suvi, siis eelmine suvi, mis oli 2024, siis oligi aasta täis ja siis ma ju hakkasin siiga tegema nädalas korra lapasi, et lihtsalt, et hoida nagu seda. Ja siis ma nagu hakkasin mõtlema, et okei, ma saan midagi ja nagu, aga samas ongi need järsud full liigutused, asjad on veel ikkagi siuksed nagu semid nagu. Et oma peas oligi see, et novembris, ehk siis eelmise aasta novembris ja võib-olla ma olekski saanud, aga ma arvan, et see oleks olnud ruttamine, et ma ei olnud veel nii valmis ja siis ma otsustasin, ma arvangi seal novembris, et davai, ma proovin märtsis, vaatame, mis teha annab. Samamoodi töö käis kogu aeg edasi ja tegelikult Keviniga saigi see diil, et kui ma nüüd see aasta läksin uuesti Taisse laagrisse jaanuaris, siis ma ütlesingi talle, et ma teen selle laagri ära ja siis ma ütlen, kas ma saan või ei saa. Ja Tais soojas kliimas mu enda imestuseks ka nagu null valu, null mingit ebamugavust, kõik oli kadunud. Siis tulin Eestis oli külm, õhtul istud diivani peal, tunned jalg hakkab kangeks minema, kuidagi valutab, häirib. Aga ma ütlesin Kevinile, et davai proovime ja et te võite hakata nagu vastast otsima ja mul on isu ja let's go, et põhimõtteliselt tegelikult see otsus saigi siis lõplikult tehtud nüüd alles veebruaris. Aga kuna mul oli nagu ikkagi järjepidevus all, Tai põhi all, siis nüüd Tais saigi veits selgeks see, et kuidas nagu jalgkoormuste all toimib. Ja kuna seal nagu probleeme ei olnud, siis ma ütlesin, et let's go. Et kui ma jätaks praegu nüüd selle liigi ka vahele ja läheks alles novembris, siis ma lihtsalt ise tundsin, et ma tahaks, mulle meeldib see elustiil, kus sa paned ennast sinna pinge alla, sa valmistud, see elustiil, sa magad, sa toitud, see kõik siukene nagu full fookus on endal. Siis kui ma Taist tagasi tulin ja ütlesin Kevinile jah, pärast seda ma olen vist ühe eratrenni andnud, siis ma olengi tahtnud, et ma panen full fookuse endale. See muidugi on tänu kõikidele toetajatele, kes on uskunud minusse. Kindlasti siinkohal toon välja Nordic Hambakliiniku omaniku Kristo Ivanovi, kes on terve selle aja mind toetanud rahaliselt, kui ma olen olnud eemal.
ja ka tänaseni toetab mind, et suur aitäh talle. Sest et noh, näiteks kui vigastus algas, jällegi täpselt ei mäleta neid aegasega, ütleme põhimõtteliselt mingi 1,5–2 kuud ma ei saanud tööd teha, mitte midagi ei saanud teha. Et rahalised seisud ei olnud kõige ägedamad, aga nagu kas või need väiksed toetused, mis on kuskilt tulnud, on nagu hoidnud pinnal ja et jah, selle eest suur tänu nagu. Aga jah, Kevinile sai see jah-sõna öeldud ja praegune ettevalmistus on olnud päris mõnus. Selline hea adrenaliin, pinge on sees, mis meil on siis täna on neljapäev, 6. märts ja fight on 15, et 10 päeva, 9. Ja korra oli ka siin ettevalmistusel raskem aeg, et nagu tegid trenni ja nagu siis ma helistasin sulle, vaata, ütlesin, et nagu tahaks saada mingit tagasisidet lihtsalt, et näiteks noh, ongi ma teen Toniga või Siiga lapas ja siis nad ei ole mulle sellised nagu treenerid võib-olla, kes on nagu emotsionaalse sidega treenerid ja need nagu rohkem pühenduvad nagu, et nad teevad ikkagi ka seda oma lihtsalt nagu tööna, et ma tundsin mulle veits üks tiimi toetust vaja ja teie seda nagu olete väga hästi pakkunud, nii et aitäh ka teile, et see on oluline, kui on need rasked hetked ja eriti see raske 2 nädalat, kus sa teed iga päev 2 trenni ja sul on tempod kõrged ja sa tunned ennast veits keha on exhausted ja siis hakkavad tulema igast mõtted, kas ma olen piisavalt teinud ja mis ma siis kuskil veel ka mainisin, et see kõrvapõletik lambist tekkis mul, mis kindlasti tõmbas natuke tempot alla ja siis ma jälle hakkasin kõhtlema, et nüüd kas ma olen piisav, kas sellest 3 nädalast, 3 nädalat enne fighti, siis kas ma nüüd ikkagi jõuan vormi tagasi saada ja et see nädal, kui ma antibiootse võtsin, siis jälgin trennis väga oma pulssi, siis lihtsalt nagu raundi vahel ei tulegi pulss alla, sest keha tegeles samal ajal mingi muu probleemiga. Et ütleme average sealt raundi ajal on sul 170, mingi 2-5, mingi siuke ja tuleb mingi 130-140 peale minutiga alla. Siis praegu, kui see antibiootsi kuur oli, siis lihtsalt testimiseks vaatasin, siis alla 160 ei kukkunudki minutiga nagu ja siis ma teadlikult hakkasin võtma lihtsalt pikemaid raundi vahesi, see nädal võtsin nagu tempot alla, et siis kui nüüd tuleb see, noh plaanis oligi teha see nädal juba raske nädal ja järgmine nädal siis ka, nüüd see liikus nagu veits edasi sellesse nädalasse, et tegelikult eile lõppes siis mul oma peas see, et 2 trenni päevas nagu. Aga in general jah, tunnen hea, siuke mõnus liblikas, sabin on sees. Aga siuke hea sportlik sabin, et ma nagu ikkagi olen selles keskkonnas olnud ja ma olen igatsenud seda ja kui ma ütlesin ka sulle seda, vaata, et see siuke 2 nädalat enne võistlusi, kui sportlase aju hakkab juba mõtlema seda, et tahaks juba maha saada sellega ja siis see lause, mis sa ütlesid, et see on nagu nii tavaline, et see on, et sa tahad selle nagu asja ära juba teha ja let's go ja see kõik pingelangus. Aga kui see hetk on käes, et see nüüd tegid selle ära ja veel läheb hästi, et siis sa järgmine hetk nutad seda emotsiooni taga nii-öelda, et tahad nagu seda uuesti kogeda, et see õhtu aina kestaks ja kestaks, siis see oli väga hea lause, mis nagu maandas seda, et nagu peabki olema praegu siuke kerge pinge ja see ja ela sellega ja tulla toime nende asjadega ja kui see õhtu käes on ja kõik läheb hästi, siis naudid seda ja nii ongi, et seda nagu magusam see töövili nagu on seal. Jah, ma arvan, meie teame poistega, mina, Karl, Tanel teame, et sa väga head vormis oleme näinud su trenni, me teame, et sa tead vormis ja ma arvan, mis sinu kõige suurem nagu trump praegu ongi see, et sa oled nii pikalt pidanud kannatama, kui teised on nautida kõike seda rõõmu, siis ma arvan, et nagu see ongi sinu tugevus, et nüüd on sinu aeg. Nüüd on sinu aeg tagasi tulla uuesti ringi, näidata rahvale, mida sa oled teinud terve see aeg ja sa oled teinud terve aeg tööd tegelikult ja kõik see, mis sa ütlesid, et sa oled üksi kannatanud jõusaalis päevade kaupa, tundide kaupa, ma arvan, see on sinu suurim pluss tagasi tulekul ja ma arvan, see, et sa teega on läbi käinud, siis ainuke asi, mis ongi preemia, ongi sul tagasi tulek ringi ja seega
seega ma ütlen, mina, poisid oleme väga elevalt tagasi oled ja ei jõua oodata, et näha sind juba siis 15. märtsil Tondirve jäälis. Kõva, mul külmavärinad viskasid Aitäh sulle, Hendrik. et seesama jutustame, mis meil siin on, kui ma seda hakkan üksi pulgi lahti võtma, siis ma võib-olla väärtustan veel rohkem seda, kui ma nagu lähengi oma mõtetega sinna tagasi ja tean, et ma olen tegelikult sitaks vaeva näinud selle nimel, et ma saaksin uuesti oma jala korda ja teha seda tööd ja ma juba olen mõelnud nende asjade peale, mida ma tahan öelda pärast fighti. Ja ma arvan, et las see jääb sinna paika, aga et ma ei hakka seda praegu nagu ütlema. Aga jah, äge, ma olen ise väga põnevil ja see on huvitav. Ma lähen võitma seda fighti ja tahan näidata head tulevärki ringis, et ma olen endiselt terav ja ma suudan veel kindlasti mõned aastad siin olla pildis ja teha hästi. Väga äge. Kohtume kõigiga siis Tondirve jäälis 15. märts. Henri Rohtla versus Brett Webster. Let's go. No nii, tere hommikust. Hommikusöök on põmst valmis. Mis ma siis söön? Kuna mul on siin üks abitreener. Anja, nukid. Siis peab ka talle süüa tegema pudervõi, kookoshelbed, mandlihelbed, mustikad ja natuke panen siia moosi ka. Siis rukkipala, uus päevalille seemnega, all on avokaado, juust, veise, sink. Siin on juba vitamiinid ready. Brent praegu issi räägib kalaõli, C-vitamiin, D-vitamiin, sink, magneesium ja nii edasi ja nii tagasi. Kõik on olemas. Hakkame hommikust sööma. Let's go! Sööme. Mida me siis sööme? Putru ja võikut. Traditsiooniline rohtlate hommikusöök. Libistame kõrvale lumiorava magneesiumivett. Palun, seal laps ütleb. Aitäh. Teravam silm juba närkas, et laual kindlasti peavad olema väga tähtsad autod. Erinevad kastiautod, mudelautod, väga jõhkrad turboga, mingid rekad. Et tuletõrje auto, jah. Eks siis our morning, wakey. Sööme ära ja lähme trenni. Let's go. Täna on siilga tapa. On ju, Brent? Kuidas siile ütled? Pane nüüd kokku. Kap. Hard training, Stan! Vaadake mu kaussi. Nüüd on aeg venitada ja pesema. Coach Mac. Kuidas Henri vorm on? Kuidas Henri vorm on? Jõuab teha küll või? Muslit nagu on ja värgi ja jõuab teha ja... Saab hakkama. Ootad? Väga ootan. 15. märtsi. Aga jah, seda oligi vaja kuulda. Vaata, saab. Me kõik kaasa elama. Uus! Jah! Kuidas Ormi need esimesed käpikud olid? Siin on. Väga hea. Mõnus. Väiksin ära need. Nüüd pead teibida lihtsalt. Saad teha. Ei pea siduma midagi. Teid ümber randmele. Siuke proovikas oli, kuidas on. Tahaks natuke vist nukkide pealt vähemalt. Eeg, tule taas 15. märtsil Tondiraba jäähal. Henri Rohtla tegemas comeback fighti.
tundsid nagu vabalt ennast, terav oli, mõnus. Mis meil on? Eile oli küll need mõtted, et võiks maha saada juba asjaga. Aga praegu nagu ma räägin, tegin Maikeliga kõnedena, vaata, rääkisime elust ja olust. Ütles nii tavaline alati enne fighti see, tahad nagu maha saada juba ja aga siis ta ütleski, et alati on see, et kui see nagu õhtu on juba läbi, siis tahad seda hetke tagasi, et nagu ongi. Pole mõtet nagu üle pingestada ennast. Ela selles hetkes, mis sa praegu oled ja võta sellest mäks ja nagu ongi. Väga nice kõne oli Maiki. Support on olemas jah. Ja just nagu hea, et veel on nagu raske nagu nädal kolmapäevani. Siis võtan nagu tempot maha veits. Teeb samasugused sähvakad, aga nagu praegu me tegime tund, vaata, siis teedki mingi 35 mintsa pulss üles. Kogu aeg hästi lahtine töö. Aga noh, see vabadus tulebki lihtsalt ajaga, aga aega jäi seekord natukene nagu tänu sellele kuradi kõrvateemale veits keeras natuke tuksi. Ja noh, tegelikult ma ütlen, Tais ma ei saanud ka päris seda koormust, mida ma võib-olla eeldasin, sest seal ikkagi muud sigimist oli palju, kogu aeg oli vaja mingid kuradi dinnereid orgunnida ja mingeid asju. Kõik oli nagu tuusaga lihtsalt. Aga noh, seal sai kinnitust, et jalg on hea. See, mis ta alguses oli, see oli kuradi balloon konkreetne. Mul on 100% see muna kõrgemal kui teisel. Liigud paremale, snap. Liigud paremale, snap. Plokk. Paned seda Bahrami seda varbaga suhu. Ja seal on see oht, vaata. Mingi 3. raundis võid teha seda, siis kui lööd ära, ei ole see, et kordi üled fighti oled mingi see, aga soccer kicki lihtsalt. Seda sa oled ise käs, siis nagu ma nägin, et tegelikult on Arsenalis nii palju asju nagu hüppega põlved, mingid kuradi elpsid asjad nagu, aga siis sa oled seal käs, sa hakkad mingi, mis ma nüüd teen, vaata. Mul just nende winningu sidemetega on see ülihea, et nad on nagu siuksed õhukesed, täiega mõnus nagu. Aga nüüd oligi, et tegid teemasega sparri, paid otsa ette talle, kõmm, nukk, valus kohe. Siis nendega on nagu väga hea ikka. Thank you, Tony! Pane kirja, mis kell kolmapäeval siis? No, ma ütlen... Sa ütlesid, sa annad teada? Ja, mul on ok. Täpsust ära vist. Davai, tšau. Tšau! Miks ainult ühele poisile paned? Kaamera meele ka? Ma aitsin seda linti sealt maa. Nice. Reppis kohe, vaat. See on hea, jah? See on see, how high are you, vaata see. See tähtsalt see. Täna on siis ajalooline hetk. Mina, Henri Rohtla, külastan esimest korda elus Team Astur Jimmy. Ja kuna ma tegin siin Bröderiga väikse koostöö, siis põhimõtteliselt mul on kaalu võtmine vaikselt siin, ei saa mingit pitsat nosida, siis viin poistele ka pitsat. Nii et let's go! Haage mojito. Limited edition. Puskar, tavaline puskar. Ained. Tõmmiku puskar, sa peresooned kohe vint. Pole kõige parem. Mis see on tegelikult? Elektroliisid, aga ta on nagu hästi lahja. Taste like talk. Rohkem vett kui seda peaks olema. Vitamiini peal teist. Õlut ei joo siis kuidas. Haage peal oleti. Special edition haage. Rohkem arsikad ka sees. Süst väga vahel seal. Üra, see oli see, vaata see. Koroona tuli see. Mis see, et mingi 2010 aasta võetud marsime vitamiinid võitlemas koroona vastu. Nii võtsin see marsima. Laasin deliit, panin ka paikad ja välja lõpuks. 10 päeva. Hirm näevad, mis toimub. Palju noori värki söök. Kõva kaart, huvitav. Kotti ära. Reies peab ilusti vastu jääma. Väga hästi. Tule päris hea. Lemmik hinnatud. Mul endal on kahe silmid seal all. Väga head samamoodi reis. Ja mulle täiega meeldib just see randnosa nii paksu. Jaa, see on räigelt hea. Väga hea. See on räigelt hea. Ei olegi ideaalmaailma ja need probleemid on samad.
peas tiirlevad, see kurat õla peal ikka tahab sulle mingi kurat ikka äkki sa ei ole valmis ja äkki on nii ja äkki on naa. Enam paremaks nimena ei saa, enam rohkem vormi nimena ei saa. Ainult saad teha ongi puhata põhimõtteliselt taastuda. Mul algne mõte oli siuke, vaata, et lähen ringi. Alustan sellega ja miksin selle kokku selle sama Return of Dressiga. Et kui see beat'id iskan, vaata, kuradi sellega. Aga midagi tuled siis? Aga ma räägin, et ma kohe räägin sulle, millega ma vist olen ikka. Et lased nagu selle ära. Ega hea laul on see. John Jones tuli ka sellega. Aga ta tuli selle õige versiooniga. No siis nüüd oleks ja siis ta oleks niimoodi miksiks kokku, siuke mõte oli mul, vaata. Ja siis nüüd tuleks välja. Kus kardaga tuletis on see vest ja kuradi kirja. See lihtsalt oligi see, et ma lihtsalt sõidan autos, ma panin selle peale. Ma olin nii Ghostbumbis ja mõtlesin, et see oleks ka nii kõva nagu. Jaa. Siis ma ütlesingi nagu, et ma ei vitsi nagu, et mingi Michael paneb selle isamaalise looga, et lähen ka, vaata. Ja siis Karl oli kohe, see ongi meie sats. Jaa, ülikõva laul. Väga epic laul. Ja see on see live ka. Jaa, see on epic laul. Väga. Kõvasti ka veel. Ma olin autos, ma olin põhjas, siis täiesti sõidan. Lauladki seal kaasa veid, see haibid. Ülikõva. Ja praegu veel see mingi kurdi sõjapask ja see teema ka veits, vaata nagu. Ja ma pärast mõtlesin ka seda, et ma mõtlesin, et kuna ma olen teinud neid ringi, said intekaid, vaata, siis ma võtaks mikri ja saaks niimoodi. Hello, I'm here with the winner Henri Rohtla ja astuks niimoodi. Ja vastaks vaata. Aga see on väga laul, tõesti. Väga laul. Kaalu hakkame võtma. Viimane lihv. Tetsil nagu väga pole enam võtta, siis vist äkki mingi 2,5 kilo on jäänud. Et väike saun ja ma arvan, et hommikul juba võib-olla pole vajagi juurde võtta. Siin sees on tool, rallitool, sellega ei aja istuda. Nii, selle luku tõmbame siit kinni. Ops. Näe, siit tuleb pea välja. Siin on käeaugud. Saab käed ka läbi tuua. Näe, ja siin käib telefon. Saad telefoni võtta vahepeal. Vaata, Insta-Reels on väga igav hakkab. Nii, siin taga, pöörame ümber. Siin taga on väike auk, kuhu sisse läheb see toru. Siis hakkab genereerima siis siia auru sisse. Ja las see vädi kollast jalg. Ja siis 5 minti teeme saunas. Tule veel lisaraskuseks, et pressid mahlad välja panen. Teeme teda õunamahlaga. Teeme kambaga, keerame seda ka rätiku kuivaks. Kohal. We arrive. Palun, siin kus meie eetusruum.
Five. see on natuke. Maikelil on need kõrvad, et send him 2-3 years Dagestan. Don't forget. Võtsin selle taga. Selle teha. Toolid puruks, ma toon sinu. Minul on näiteks väga närviline praegu olla. Üle keha siil asemel. See oli mingi kunja oli seal ees. Kui tahad ühte pauku ja nagu kolmast ei taha. Siiga tahan jah. Siis üks veel. Ei ole kellegi midagi käest teha. Aga kõik ära teinud, kõik ära teinud. See on sinu asi on see. Sa enda pärast ringis. Sa ütlesid mulle, et sa oled, et arst ütles, et sa ei ole kunagi enam pärit 100%, aga 100% kindla peale. Vaata, mis asja sa läbi oled tulnud. Enamus murduks. Enamus murduks, sa oled veel rohkem meheks olnud, sa oled jõudnud palju parem, kui sa enne olid. Sul on aeg ennast ehitada rahulikult. Sul on aeg tegeleda tehnikud, trendidele, mentaalse pooles. See, et sa kannatasid üksi saalis. Äkki see on kehast ära. Sul ei ole vaja. Kui sa löölis saatma, ole valmis selleks, et ta hüppab. Ta võib hüpata löölis, pikad mehed hüppavad löölis. Kui ta on selge osa seina, ta võib tulla. Ole valmis, längi sisse ja siis mine ja laamenda. Just, mängi see distantsiga. Vaata, kuidas ta reageerib, ta on pikk mees, teab, et sa oled lühem. Eeldusid ülevalt alla, ta hoidsid hüppega põlve kindlasti. Kohe ongi samased teravus, mis ütlesid algusest peale fookus, sul ei ole kiiret. Kiire paus, see on ära, ei ravist üle, see on hea lõtkus endale. Vot see, ilus, see on see, mis tahame, ilus. Oi, ilus. Jäta ringi. Hea teravus. Hästi, kõik, piisab. Punasesse nurka, Henri Rohtla! Alati, kuula see rahvast, kui sul kaasa elab. Ütle mulle natuke, on märk, kui sa tahaksid. Ja meid tähendab orjamüür. Loomishoos, kõik loodukoos võiks sündida uuesti. On kaitse
I don't need proof of it. Don't need an excuse. Just watch what I do with it. You hear the hype, the world, the crowd. It's getting louder, louder, louder. I got the power. I am the one, no one above me. I got the power. Second to none, I'm on the hunt and I got the power. I got the power. I stand alone on top of my throne with the lamb golden and I'm in control. I got the power. I'ma show the world. I am the greatest. I am the greatest. I'ma show the world. King has arrived. Don't try me, 'cause you won't survive. I'ma show the world. I am the greatest. I am the greatest. I am the greatest. The greatest. 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 I am the greatest. Kohtunike ühehäälse otsusega jääb karikas koju ringi punasesse nurka Henri Rohtla. Üheks erandi anname täna ka mikrofoni võitjale mõneks hetkeks. I'm back. I'm fucking back, man. Woo! Ma tahan tänada kohe alustuseks oma pere, minu elukaaslane, mu poeg, mu tiim, Toni, Sii, Maikel, Viik, Karl, 1-2 Maksa poisid. Te olite siukseks supportiks mulle sellel teekonnal. Mul oli vahepeal sitaks raske. Mul oli kõrvapõletik, ma võtsin antibiootse ja mul oli tunne, et ma pean ilmselt vaid ära jätma. Aga nende inimeste toel ma tegin selle asja ära. Võib-olla ei olnud 100% päris, mida ma ise oleks tahtnud. Aga siiski, aitäh kõigile, kes te siin täna kaasa elate. Inimesed, kes on mind terve aeg toetanud, Kristo, Oliver, teid on veel, sorry, kui mul ei ole praegu meeles, aga ma tänan teid fucking kõiki südamest, aitäh! Aitäh, Henri Rohtla! Ja kutsumegi riigi sinisesse nurka Soome esindava sportlase, kelleks on Erik Escobar Suarez. Tubli mees, ilus raisk, ilus lugu mees, ilus.